tervitus. Jaa, mul memm korraks kadus ära. Puu taha. Mängis peitust muga. Jaa, teate mis? Täna mõtlesin, ma räägin niimoodi kiiruga üle sellised asjad, kellega koostööd teha ja keda valida endale meeskonda. Ja tuletan siin kohe enne ja pärast seda algust seda välja, et 19. aprill on siis Zoomi kaudu selline, ma ei tea, kuidas ütelda, koolitus arvatavasti. Ma annan teile täpsed juhtnöörid, kuidas arvutada, mis ametid teile sobivad, mida seal juures tähele panna, mis blokeerib teie rahavoogu, mis suurendab seda ja seda siis tuleb ka vaadata selle elude numbriga. Et kõik asjad on millegiga omavahel seotud. Tundub, mul on nagu nägu jube punane, no las ta olla. Et räigelt külm on tegelikult, ma peaks ütlema teile, sõrmed on täiega jääs. Noh, mis sa teed, YouTube'i elu? Memm kihutab täiega. Jaa, ehk siis info leiab sealt kodulehelt numbrittekeel.ee ja siis on ka Fienta lehel on olemas see. Et Zoomi teel on, ükskõik kus kohas saate, siis võtta vaadata. Tähtis on tegelikult seal võtta paberi ja pliiats. Seal ei ole mingi vaatamisega midagi seotud. PDF-id ei saa, peate täiesti kaasa töötama. Ja lähme siis selles suhtes sellise asja juurde, kellega koostööd teha. Kõigiga saab koostööd teha, lihtsalt igal ühel on oma funktsioon. Võtan hästi selliselt nagu laialdaselt, aga ma tahan siin ütelda seda, et info on täiega üldine, sellepärast et selleks, et täpselt teada, mis ametid kellegile sobivad, seal on vaja teie poolest vaadata, lahendada mingisugused valemid. Hästi lihtsalt, minu mata oli 2, nii et mina saan sellega väga hästi hakkama. Kui sa mõtled, et oi, mul mata oli väga jama, saad hakkama, usu mind. Aga üldiselt, kui te otsite sellist inimest, kes julgeks võtta vastutust enda peale ja ettevõtte juhiks pigem selliseks, kes meeskonnaga tegeleks, siis selleks on kõige paremini sobivad grupp number 1, kes on sündinud siis 1., 10., 19. ja 28. Nendel kõikidel on omad funktsioonid, selles suhtes igal ühel oma tähtsus, plussi jookseb täiega. Ja, aga nendel on selles suhtes juhtimine täitsa nii öeldud veres ja samamoodi ka nendel, kes on seal sündinud, ütleme nendel kuupäevadel, kus 1. on 1, näiteks 11, 12, kuigi nendel kõigil on oma väike nüanss selle juures, aga siiski nendel on see number 1 selline väga otsustuskindel ja hea energia. Selleks, et võtta vastutust, nemad julgevad võtta vastutust. Siis nende miinus on see muidugi, et nad võivad väga egokesksed olla, aga siiski nendele tuleb anda selline töökoht, kus nad lihtsalt saavad ise reguleerida, ise vastutavad ka selle eest. Et neile meeldib see, uskuge mind. Ja sina, kui sa oled nüüd 19, ütled, et mulle üldse see ei meeldi, mis jutt see on, siis sinu elude number arvatavasti on näiteks mingi 2 või mingisugune selline. Ja siis ma räägin hästi üleüldiselt praegu, sest kõike numbrid on vaja vaadata. Nii, siis nii nagu ma ütlesin selle koolitusel, mis me nüüd 19 saame kokku Zoomi teel, te saate kohe selle lingi ka seal, siis seal ma vaatan ja räägin teile nendest asjadest, mille tähelepanu pöörata. Nii, siis number 2, kes on sündinud 2., 11., 20. ja 29, siis nemad on väga head diplomaadid. Kui teil on vaja sellist inimest, kes suudaks läbirääkimisi pidada, siis väga head psühholoogid, väga hea intuitsiooniga, siis nemad on selleks väga head. Samas nad sobivad ka väga hästi selliseks virtuaalseks assistendiks näiteks, selliseks, kes suudavad nagu mõtteid lugeda. Minul on näiteks kodulehe inglikene, kuulub sinna gruppi ja nad on sellist hästi, kuidas ma ütlevad, oskavad tajuda intuitiivselt sinu soove. Vot kui sa oled selline, kes sa kuulud näiteks number 1 gruppi ja sul on hästi palju nagu sellised, sa tead, mida sa tahad, aga vot see nagu, midagi on nagu puudu, vot siis ma soovitaksin küll võtta näiteks grupp number 2 kuuluvaid inimesi ja
ja siis katseajaga muidugi vaadata, ma olen ise ka tööandja. Mingi aeg olin väga suurele grupile, minu jaoks suurele grupile tööandja. Siis ma ei olnud numeroloogias kahjuks. Jah, aga okei. Siis grupp number 3, kes on sündinud 3., 12., 21, 30. Nemad on väga head analüütikud ja siis selles suhtes nendele loomupärane on see, et nemad vaatavad, miks, mille jaoks on. Nad on ka väga head müügiinimesed. Ehk siis, kui midagi vaja vähe määrida konkreetselt, siis nemad on nagu selle jaoks väga head, seepärast, et nad leiavad need õiged meetodid, mida kus kohas öelda. Et jah, jällegi sõltub, vaata, kui tema elude number on number 1, siis ta võib niimoodi ära analüüsida, et lõpuks sa jääd kõigest ilma. No võt, nii see on. Aga jah, kui tal on näiteks number 2 seal, siis elude numbriks, siis see on väga hea. Et noh, igal ühel meil on head ja vead, eks ju. Nii. Siis, nii nagu ma ütlesin, see info on väga üleüldine, et kui sul on soovi tahtmist endast rohkem teada saada, siis selleks on muidugi need isiklikud sünnikaardid, aga selline, et mis amet sulle konkreetselt sobib, siis selleks sobib see Zoomi kaudu kohtumine 19. Pikkuseks on umbes 3 tundi, ma arvan, keskelt läbi. Aga 2 tundi sellist mahukat informatsiooni ja jälgin ja vaatan, et kõigil arvutused välja tuleksid ja kõigest aru saaksite. Paberpliiats on sinna vajalik. Grupp number 4. Ma sul lokk püsti, aga las ta olla. Räigelt külm on kätel, uskuge mind. Noh, pole hullu, YouTuberi elu. Peab tegema näo, nagu räigelt soe on. Ja grupp number 4 on selles suhtes hästi head strateegid. Süsteemsus on neile väga oluline. Nemad on sellised inimesed, kes täidaksid väga hästi käsku, aga teate, nendega on see lugu, et nemad näevad hästi kähku, kus mingi asi logiseb. Pigem neid ma soovitaksin sellest aspektist analüüsida, vaadata, et kui te tahate näiteks oma ettevõttes midagi paremaks teha, anda neil see luba, ehk siis nad sobivad väga hästi projekti tööle, kus ei ole sellist nagu pikka venivat püksikummi, neil ei sobi eriti sellised tööd, mis on 7-st 5-ni või kuidas neid asju öeldakse, 7-st 4-ni. Neil on vaja sellist vaheldust, neid peab usaldama ja nad on ühed väga usaldusväärsed putukad. Aga seal jällegi teatud numbrid vaata, 4, 13, 22, 31, nad on kõik erinevad. Nendele muidugi sobib väga hästi ettevõtlus, et nad peaksid justkui olema sellised, ma ei tea, selline popsõna nagu freelancer. Eks nende teenust võiks sisse osta, sest nad näevad üsna kiiresti, kus mingi asi logiseb. Ja noh, muidugi nad on erinevad veits oma üksteisest, seepärast 22 on ikkagi väga intuitiivne. Jah, nemad on rohkem seal vaimses maailmas, aga siiski. Nii, siis lähme grupp number 5 juurde. Käed täiega punased, noh, ma ei tea, mis ma teen. Kindeid ei pand. Nüüd ma räägin teiega, kurdan oma rasket elu. Aga teema on nii huvitav. Ja, et mina nüüd näiteks küll väga vaatan seda. Ja kes on vestlusõhtutel olnud, siis ka on minuga käinud seda läbi, kus ma räägin ka, et mida tuleb seal kokku liita oma vahel, et aru saada, mis toimub ja mis on kõige parem. Siis grupp number 5, kes on sündinud 5., 14. Mis veel seal oli? 23. Jah, siis nemad on väga head müügiinimesed. 14 muidugi on selles suhtes veitsa erinev. Tema võib-olla läheb väga juurpõhjuseni ja võib-olla jääb vahest stoppama. Tema sees on see 1 ja 4, vaata. 1 on liider ja 4 on struktuursüsteem. Temal on pigem see, et miks mingid asjad nii on. Aga 5 ja 23 võib-olla lähevad nagu lustiga rohkem peale. Aga ikkagi kõik nad on väga head müügiinimesed. Kui te vajate, teile tegelete müügiga, vaat siis nemad on superluksid sinna. Muidugi jälle peaks vaatama, mis elude number on. Siis peaks vaatama täpselt, mis amet talle konkreetselt sobib. Seda saab täpselt sealt niimoodi analüüsida ja teie, kes te teate, teil on väga hea amet, aga sa tahad võib-olla oma lapsele teada või kuidas üldse seda välja arvutada, siis ka sulle soovitan seda kursust 19. Nii, grupp number 6. Nemad on hästi sellised loovad ja sellised koduinglid. Neil on suhted väga olulised. 2 koera läksid 6 alla.
nüüd ma kuidagi näen nii kummaliselt välja vahepeal, seepärast, et mul on reigelt külm kätel. Ma olen seda vist 5 korda öelnud. Oi, linnukene on siin. Oi, kui nupsu. Jookse. Pani minema. Lussi on selline kaak, et see võtab teate, püüab neid lindusid. No nii, 2 on kadunud. Nii, 6. Nemad sobivad rohkem selliste iluteenuse, psühholoogia, kõige sellise asja juurde, harmoonia juurde. Ja nemad hästi armastavad sellist mugavust. Ma arvan, et neile ka ei sobiks selline töö, mis on kindla režiimi järgi. Neil peab olema suhteliselt palju vabadust ja loovust. Ehk siis 6, 15 ja 24. Kõik nad erinevad loomulikult üksteisest, aga selline üldine informatsioon. Ja nendega on see lugu, et kui nendel on väga range graafik, siis nad kipuvad lulli lööma. Sest nad tahavad chilli. Ja kuna nad armastavad ilu enda ümber, enda sees igal pool, siis neil on see väga oluline. Et nad saaksid seda pakkuda, sest siis nad tunnevad ennast veel paremini. Nii et kui sul on ettevõte, mis tegeleb selliste asjadega, siis sellised naised ja sellised naised mehed on väga head sinna. Neil on väga hea ilutunnetus, harmoonia väljaspool, disain näiteks. Number 7, väga liikuvad inimesed. Puhas 7 näiteks, seal on väga strateegiline, süsteemne. Miinuses võib olla sinna jube vingupunn. Vaatab, miks millegi jaoks. Talle nii ei meeldi, aga mitte alati. Et vingupunn on igas numbris. Ehk siis 7 on 7, 16 ja 25. Nemad sobivad sinna, kui on vaja midagi logistiliselt kiiresti ära teha. Kui on selline töö, mis on seotud kriisidega, et sellise kriisiolukorras nagu adekvaatselt välja tulla, nemad sobivad sinna väga hästi. Seepärast, et nad kuidagi rahulikult suhtuvad sellesse, see on nad ise tekitavad kriise ka, et kui sa tahad ikkagi, et näiteks sul on mingi, ma ei tea, mis töö sul peaks olema, kus on vaja sellist rahu, aga aeg-ajalt tulevad mingisugused elektrid sisse, siis vot tema sobib sinna väga hästi. Ka väga head terapeudid, psühholoogid erinevate inimestega sobivad sinna valdkondi suurepäraselt. Nii, üks lind on siin puu peal. Ei tea, kas te näete? Vist ei näe. Okei, teate, päike paistab natukene ja kohe hakkas soe sõrmedel. See vist mõistuses kinni. Päikest näed, kohe hakkas soe. Võt, lähme siis 8 juurde. 8 on väga sellised, neid võib panna täiesti raamatupidamine, süsteem, nemad on sellised tüübid, kes leiavad ikkagi nagu põhjuse üles, mis värk on. Nendele peab head palka ka veel andma. Kõik tahavad palka loomulikult, aga nemad tahavad kohe väga head palka saada. Aga nad on toodud tööloomad ka. Et nad panustavad ikka 100-ga, nad on hästi pühendunud inimesed. Ja nemad näevad hästi kiiresti, kui süsteemis mingi viga on, midagi logiseb. Et soovitan. Jällegi sõltub, mis elude number on. Kui elude number on see näiteks 1 on ju, või 7 ja 9, siis need võivad olla ka hästi sellised sõjakad. Et siis ma ütleksin, et ära parem võta. Et ei tea, kuidas see lõpeb. Või kui sa tahad, et su ettevõte teeks mingit restardi või see suhe teeks restardi, siis see võib nii heasse minna. Selles suhtes, et nemad näevad, kus logiseb. Aga nad võivad olla sellised teatud vinguviiulid ka aeg-ajalt. Ja, nendel meeldib siin viu, aga nad ise eriti nagu ei viitsi midagi selleks teha, aga nad näevad pigem seda viga. Võt. Et selleks, et keegi siin midagi ära teeb, siis on vaja number 2. Nemad siis teevad asja ära. Nemad eriti palju ei vingu, kui vinguvad oma peas. Nüüd väike tšikkeri-pikker, ma pean memme kinni siit. Ja muidu tema vahepeal kiirteel peab minema. Nii, siis grupp number 9, kuhu nemad sobivad. Teate, nendel on vaja sellist hästi eraldatud tööd. Nendel meeldib majandada oma ette ja nad tahavad sellist, nad on hästi iseseisvad ja nemad tahavad sellist tunnustust saada. No tunnustust tahavad kõik saada tegelikult, aga nemad tahavad eriti. Nad on hästi sellised malbed ja tundub, et nii lahe inimene, kuulavad hästi. Sellised head terapeudid, psühholoogid. Jällegi numbrite suhtes need üks erineb teisest, mis nad seal on siis. 9, 18 ja 27. Ma panen vaikselt koeri kinni, jälle kodu paistab. Lussi. Aga siin jälle tuleb vaadata, et mis on jälle see elude number sealt, aga sellele inimesele, et siis teab, Lussi. Siis teab, kuhu see värk nagu läheb.
ma ei tea, kas te saate siit midagi, ma väga loodan, et te saate. Aga selleks, et täpselt inimesest teada saada, on vaja just vaadata neid numbreid. Ja teate, on olemas üks, ma hakkasin praegu mõtlema, mul on olemas selline üks pakett ka, suhteanalüüs. Aga vaat see suhteanalüüs ei pea olema just konkreetselt, seal on 2 varianti, üks on ikka konkreetselt mehe-naise vahel, aga tegelikult soovitaksin, teate, kõige paremini, kui sa tahad teada, kuidas teie partnerlussuhe tööalane näiteks toimib, et esiteks see, et tulge sinna koolitusele, mis on siis Zoomi teel 19. aprill. See on number 1. Te saate nii hästi kõik need asjad nendele kätte ja teil on video vaatamise võimalus siis ka peale seda koolituskuu aega vähemalt. Ja, mul lähevad sõrmed, näete, vaadake minu fleksid, 3 tükki, kõik lähevad sassi. Selline on meie elu, kui on fleksid kinni. Mul käivad tüdrukud tegelikult vabalt metsas. Nii, siis teine variant on see, et kui sa tahad väga arutada isiklikult neid asju seal konkreetsetest inimestest, siis on selline võimalus nagu videokohtumine, mis kestab siis tund aega ja sa paned sinna teemaks näiteks suhted. Siis ma tean, millele me süveneme, sa saad alati sinna blokki kirjutada ka, mis sind täpsemalt huvitab veel sinna juurde. Valus oli. Võt, ja siis ma aitan sind. Ja see salvestub ja sa saad selle salvestuse endale sinna meili peale kuhugi. Nüüd ma täpselt kodu ees jälle. Sõrmed on külmad. Võt, ma lõpetan. Ma loodan väga, et te saite mingit informatsiooni siin, seepärast, et see teema on nii suur ja lai ja see on nii huvitav. Tšau, kakao. Nokk on sassis ja räigelt külm on, aga hästi ilus on. No nii, tšau.